Tere tulemast Musta kasside äralugemisse kalad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 18–24 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaardidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin mõõkade 8-ga. Mõõkade 8 on lõksus olemise kaart. Te tunnete, et te olete kusagile lõksus, te olete nurka surutud, olete oma silmad kinni pannud ega märka või ei näe seda, et tegelikult on teie köidikud üsna lõdvad ja selja taga on teil tee vaba. Et see on ainult tunne, et te olete lõksu aetud. Kõrval on ülempreestrinna ja ülempreestrinna kaart toetab seda, et te tegelikult ei ole seal lõksus. Ülempreestrinna kaart räägib sellest, et kuulake enda sisehäält. Sisehääl on nii vaikne, et me ei kuule seda. Selleks, et üldse kuulda, mida teie hing teile öelda tahab, selleks tuleb olla väga tasa. Leida see koht, kus mediteerida või lihtsalt istuda ja kuulata, et keegi teid ei segaks. Ja siis te saate ka aru, et see lõksus olemine on näiline. Te tegelikult ei ole lõksus. Teil on, kui te silmad lahti teete, siis te näete. Ja kui te oma sisehäält kuulate, siis te saate ka need vastused oma küsimustele ja lahendused sellele, miks te arvate, et te lõksus olete. Edasi tuleb sealt sauade rüütel. Sauade rüütel on täis entusiasmi, tema tahab peale hakata ja kuna sealt edasi tuleb juba müntide 10, no müntide 10 minu jaoks tähendab alati stabiilset sissetulekut. Nagu sellist korralikku sissetulekut, mitte ühekordset sutsakat, et teen midagi ära, koon paari sokke, saan mõned eurod. Ei, see ei ole see. See on nagu pidev sissetulek, kas mingisugune stabiilne töökoht, mingi projekt, mis hakkab sisse tooma. Mingi selline raha, ma ütleks, et pensionile jäämine on pidev sissetulek. Suur või väike, aga vähemalt pidev. Et võib-olla on teil mingi projekt, mida te olete siin plaaninud ja nüüd hakkab ta sisse tooma. Sellepärast, et sauade rüütel on väga tahtmist täis. Sellega peale hakata, et mis teile võiks nagu sisse tuua. Siin on ka mingi väike oht. Kuna siin alumises reas on mõõkade 7, siis mõõkade 7 minu jaoks on kavalmüügimees. Ja varaste kaart ja petta saamise kaart. Ta on nagu petiste kaart selles mõttes, et magusa jutuga üritatakse kellelegi midagi pähe määrida. Ta on nagu need telefonipetised, et midagi sellist, räägib teile mingi tumbluud. Aga tegelikkuses ei ole see nii, pakub teile võimsat võimalust investeerida, aga tegelikult te ei saa üldse mitte midagi või siis mitte seda, mida te lootsite. Ma olen siia toonud selle auto näite. Et teil on unistus mingisugusest autost. Olete juba pikalt seal internetis otsinud, endale masinat vaja on. Vana on juba teil, ongi vana, vajab remonti, oleks vaja uut osta. Teil on välja vaadatud, millist autot te tahate, hoiate seal müügikuulutustel silma peal ja nii ta tulebki müüki. Vot just see, seda värvi ja selline auto, nagu teie tahate. Lähete sinna salongi, öeldakse, vau, see on vägev auto. Vanaema käis sellega poes ainult, suvel ainult sõitis, võib-olla sõitis paar kuud, 3 kuud. See auto ei ole näinud ei soola, ei lund, kogu aeg on olnud soojas garaažis, teda on seal lapiga pühitud. Siis kui enam ei sõideta sügisel, siis pestakse auto puhtaks, kõik kuivatati ära, kõik rooste, tõrje, kõik on tehtud. Auto on super korras. Ja odav ka veel. Mõtlete, et muidugi ostate ära. Sõidategi natuke aega ja siis tuleb välja, et sellel autol on varjatud vead. Ja pärast ei ole enam midagi teha. Kusagil lepingus on mingisugune konks, millele te tähelepanu ei pööranud. Ja vot
niisugune jama tuleb selle kavala müügimehega, kes üritab teile pähe määrida midagi, millel on varjatud vead. Et selles mõttes ettevaatust sellega, mida teile sellel nädalal või siin lähitulevikus pakutakse. Vot seda sama teeme ära, raha teenimine, pidev sissetulek. Mitte, et seda ei tohiks teha, ikka tohib, aga lihtsalt kaaluge kohe korralikult ja lugege kõik läbi ka. Kõik need pisikeses kirjas olevad asjad lugege ka läbi, et pärast ei peaks kahetsema. Edasi tuleb teil siin müntide 9. Müntide 9 räägib sellest, et te ise olete oma laeva kapten, ise küürite tekki, ise juhite laeva. See on ongi teie elu. Te ju ise teete enda elu otsused. Me kõik teeme otsused. Me teeme iga päev mingisuguseid otsuseid. Suuri ja väikeseid. Et olemegi ise enda laeva kaptenid, ise küürime tekki ja kui me teemegi mingisuguse jama, siis me teeme seda ikka ise endale. Et nii on lihtsalt. Ja sellest jamast ma räägin sellepärast, et siin kõrval on see saatana kaart. No see saatana kaardiga on niimoodi, et tema tuletab meile meelde meie pahed, meie sõltuvused, meie vead. Meil kõigil, ma arvan, et minul kindlasti on ja mitte 1 või 2, neid on võib-olla rohkem, selliseid pahesid ja mida ma tean, et ma tegema ei peaks. See võib olla suitsetamine, see võib olla liigsöömine. No see võib olla mis iganes, mis me teame, et me ei peaks seda tegema, aga me teeme ikka. Saatanaga ongi nii, et ta kuidagi viisi meelitab meid, hoiab meid selle lõa otsas. Ma ei tea, miks ta teile siia tuli, ilmselt meelde tuletama. Et kes teid juhib, sõltuvust teid või teie sõltuvust. See saatana kaardiga on niimoodi, et muidugi ma kutsun üles oma pahedest loobuma. Ma tean, et see pole lihtne. Kes suitsetab sellele, järelikult see suitsetamine meeldib. Me naudime seda, mida me valesti teeme või. Et ma ei oska öelda, mis selle saatana kaardiga peale hakata. Mina tean, et mina enda nende sõltuvuste ja pahedega aeg-ajalt ikka võitlen, aga üldiselt ma ei võida, tavaliselt võidavad nemad mind. Aga see selleks, eks teie ise teate, kui teil on jõudu ja jaksu, mitte praegu, ma ütleksin, et mitte praegu, sellepärast, et kuu alles loodi, et võib-olla 2 nädala pärast, siis kui tuleb täiskuu, vot täiskuu ajal on hea maha jätta see, mida me ei taha, et ta meie elus oleks. Võib-olla need samad pahed. Et panna täiskuu ajal paberile ja paber ära põletada. Ehk siis on kergem loobuda, kui me oleme otsustanud nendest loobuda. Vot selline lugemine tuli teile siis. Olge ettevaatlik, mis teile pakutakse. Samas te ei ole lõksus. Ja ma arvan, et kui ikkagi pakutakse midagi head ja te korralikult selle olete läbi kaalunud, küllap siis tuleb ka teile see pidev sissetulek koos selle sahuade rüütliga, kes teile tahab seda tuua ja kellega koos te saate selle kõik ellu viia. Lihtsalt väikest ettevaatlikust, et ei langeks lõksu. Siuke lugemine tuli selleks nädalaks. Kui teile minu lugemine meeldib, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.